Tere hommikust kõik minu lusraamatusõbrad ja tuttavad. Tere hommikust tuli, vesi, taevas ja maa. Tere hommikust kosmos ja galaktika. Mul on ääretult hea meel teid tervitada täna hommikul. Selline ilus ilm on järjekordselt tulemas siin Liivimaal Salatsjõe kaldal. Ja ma saadan teile siis koos selle audiovisuaalse jutuga, minu mõttelõngaga, minu iseendaga rääkimise taustal sillerdavad päikest juba hommikul vara, kuigi see veel ei paista, aga meie, minu, sinu ja teie südames paistab päike alati, nagu te teate. Ning alustan siis tänast mõttelõnga. Püüan 20 minuti sisse selle ära paigutada, sest päev tuleb huvitav, päev tuleb selline mõnus. Aga esimesed uudised, mis siis eile õhtul kõlasid siit kandist, on see, et Läti piirialadel, siis Läti erinevates regioonides on kuulutatud nüüd välja erakorraline seisukord seoses Venemaa tegutsemisega ühel või teisel suunal, ühel või teisel tiival. Ma ei ole jõudnud seda piiri täpselt näpuga või piiri seda ala näpuga järge ajada, et kui pikk ja kust algab, kust lõpeb, sest osa on ju ka Valgevenega külgnev. Ja mis ma arvan, et näiteks Eestis ka need Setomaa alad ja Võrutagused ja kuidas need maakonnad seal Eestis jagunevad, et ilmselt seesama erakorraline olukord kehtestatakse ka Eestis lähipäevil või siis lähiajal. Ja kõigi eelduste kohaselt siis on ka Eestisse neid Ameerika suurtükke oodata, mis ka Lätisse toodi 2 tükki sisse esmaspäeval, Himarsid, millega siis saab tulistada Vene poolt. Nii et valmistume sõjaks ja ma arvan, et see siis nagu oli selline kõige raputavam uudis kohalikul tasandil. Edasi tuli uudis eile siis nende gaasitorude jamast, Nord Stream 2 augud kusagil, gaas lekib. Meil tulid välja kohe mingisugused spetsialistid, kes ütlesid, et see võib olla laevaankur, see võib olla mingisugune selline, mis iganes asi umbes nagu Estonia puhul. Aga need vaesekesed eksperdid, nad on jälle kas siis lihtsalt rahvast hullutanud või lihtsalt siis oma rumalusest on jälle solgimeedia seda avaldanud sellist häma, nagu nad on harjunud kõiki asjade puhul seda tegema. Täna hommikuks on siis kõik valitsused välja öelnud, kes seal ümber riikides on, mereala riigid, Taani, Rootsi ja kõik nad on öelnud, et see on diversiooni või sabotaaži akt. Ja küsimus on selles, et kes tegi, et on nagu lahatud kõik versioonid läbi. Ukraina ei saanud seda teha. See või teine kolmas riik. Norrakad ütlesid, et viimastel nädalatel on näha seal mingisugused tundmaitud talvelaevu, see on ka ametlik uudis, neid väikseid minilaevu, keda ei suudeta identifitseerida. Järelikult on mingisuguste riikide väga suured mingid spetsiaalsed eriüksused seal tegutsenud ja need lasti õhku lihtsalt. Plahvatused olid kuulda isegi Soome, see on ka välja öeldud, nii et Eesti eksperdid, pange oma pillid kokku, te olete, ma ei tea, mis tasemel te üldse olete, et sellist möga suust välja ajada. Aga mis siis nagu jälle kollektiivne lääs on välja käinud versioonid, et see oli siis nagu Venemaa oma sabotaaž oma enda gaasijuhtmele, et see pidi olema Gazpromile kasulik ja kellegile veel võib-olla, kuigi jah, miks mitte, aga selleni ma siis jõuan kohe ka, et miks Putinile võib-olla rõõmu pakub. Kuid unustati jälle ütlemata see, et selline de facto asi, et oli vist 2. veebruar, kui Ameerika patsient ütles välja, et kui venelane tungib ukrainlasse, kui Vene armee ja Putin teeb kas või esimese selle suurtüki paugu või raketi laseb Ukraina pihta, siis Nord Stream ei tule. See on Ameerika patsiendi suust välja öeldud, Nord Stream ei tule ja ta ütles seda siis ajakirjanike ees
ja ajakirjanikud küsisid siis, et aga seda juhet ju kontrollib Saksamaa, et kuidas te võite seda kinnitada siis, et seda ei tule. Ja patsiendi lühike vastus oli see, et ärge muretsege, me teame, kuidas seda teha. Ja no mõelge nüüd ise, suurriigi president siis USA on eelnevalt kihutanud siis seda sõjahüsteeriat enne veel 24. ja on lubanud siis nii-öelda Nord Streami ära likvideerida. Nüüd siis on sabotaas, on tehtud diversiooni akt, aga sellest mitte keegi ei iitsatagi ja see on ikka päris selline, kuidas öelda, järjekordne ämber lollidele lammastele, kes tõesti usuvad seda, mida siis ajakirjandus räägib, solgimeedia räägib, aga mitte seda, mis on de facto. Ja kui te tahate selle de factoga tutvuda, siis mul on sellest lindistus üles pandud Bursuikasse, tulge Bursuikasse, seal on igati soe, hubane, mõnus, isegi kui teil varbad külmetama hakkavad, nagu sakslastel praegust juba varbad külmetavad, kõik on tänavale tulnud, sest meil käidi ka vist välja seal Toompeal, et kui inimesi on rohkem kui 3 tükki toas, siis tuba on soojem. Ilmselt sakslastel on vaja ka kõrvuti olla tänaval 2 meetrist vahet ei saa enam nii-öelda kohustuslikuks pidada, sest Putin lõpetas ka Mehhiko õlleviirus ära. Nii et sellised sündmused toimuvad siis. Ja kolmas selline tähtis nähtus on täna hommikul see, et kogu Ukraina meedia, siis kogu see kollektiivse lääne meedia arutab ikkagi, et kas Putinoid vajutab nuppu või vajuta, et kas tuleb tuumasõda või ei tule tuumasõda. Ma võin inimestele öelda seda, et kui tuumasõda tuleb, et siis ta tuleb selline esialgu väikene sõjakene, mis lihtsalt tõstab panusid kaardilaual. Aga millegipärast ma arvan niimoodi, et see mobilisatsioon, mis nüüd toimus või toimub Venemaal, et see suurem osa nendest mobiliseeritutest saadetakse võib-olla siis Valgevenesse, et kõigi eelduste kohaselt tuleb seal mingi teise rinde avamine, üldse ei välista, et tulevad siis mingisugused seisukordade muutused Kaliningradi ja siis Leedu seal Suwalki koridoris, et seal muutub asi nii-öelda veidikese nagu ärevamaks, sest sisuliselt ju Leedu, Läti ja Eesti on nüüd valmis siis nende diviisidega kindlustama oma julgeolekut, aga nagu me teame, siis Putinoidil on siiski selline taktika, et tasakaal peab kuidagi olema ja igale liigutusele ta lubas ju vastuseisu pakkuda. Sellepärast on nüüd oodata mingisuguseid selliseid suuremaid nihkeid kogu selles tegevuses. Loodame, et selle isegi esimese tuumapommini ei lähe, sest laias lastus ei ole see kasulik. Ei ole kasulik ja mõttekam on venitada seda kõike konflikti, sõltumata isegi sellest, mis nüüd referendumi tulemusena, kui kuulutatakse välja, siis 30. muide Putin kuulutab välja siis kõik need Donbassi alad ja Zaporožjad ja kõik need Venemaa koosseisu. Praegu siis on pandud lauale kollektiivsele läänele, et tunnistage seda, võtke omaks koos Krimmiga, aktsepteerige seda, et see on nüüd Venemaa osa, et aktsepteerige seda siis rahvusvahelisel tasandil, de jure diplomaatilisel tasandil, aga seda mitte mingil juhul ei tule, sest sõda on vaja, ärge unustage, et sõda on vaja sõjameistritele, sõjatööstusele täpselt nii, nagu on vaja sigarette, suitsu, tubakatööstusele, mida rohkem inimesed suitsetavad, mida rohkem inimesed tubakat tarbivad, seda kasulikum tubakatootjatele, mida rohkem poes müüakse suitse läbi, seda kasulikum tubakatootjatele, täpselt nii, mida rohkem relvi täristatakse, mida rohkem katsetatakse uusrelvi, mis iganes seda kasulikum nendele siis, kes finantseerivad siis nende valitsuste põrandaluseid ja süvariigi nii-öelda käpiknukke, kasulikke idioote, kellele antakse siis
tasuta privileegid, riietused, relvastused, kõik ühesõnaga sõjardid elavad nagu moosi sees, mida suurem sõjaolukord, seda ilusam elu, mis sellest, et vahepeal on oht kellelgi surma saada, mis sellest, et vahepeal tuleb laipasid sõja sellest olukorrast minema viia, see ongi kõik ette nähtud, sest vastasel juhul sõda ei oleks sõda. Nii et kõik need sündmused praegust kuhjuvad ja see on väga huvitav nagu vaadata, et just nagu need viimased sündmused, mis tulevad või viimased nagu arutelud, mis tulevad Ukraina poole pealt, küll seal on neid spetsialisti igasuguseid ja absoluutselt kõikidel on siis nagu üks seisukoht, et me ei tea, mida Putinoid oma peas mõtleb, et see on väga ohtlik krõssa, see on rott, on nurka aetud, me ei tea, mida ta teeb ja mitte kunagi ta ei ole teinud seda, mida teised mõtlevad, mitte kunagi ta ei ole sisuliselt teinud seda, mida eksperdid pakuvad välja. Et see on nagu selline täitsa huvitav mäng vaadata. Aga mis on tunda see, et inimesed on hirmulaetud ka Ukrainas, sest nad räägivad väga suure murega seda. Ühtpidi on Venemaal inimesed hirmul suure murega, et mis siis saama hakkab, sellepärast, et kõige suurem tõenäosus on ka see, et kui nüüd seda referendumi poolt vastu võetud alasid hakatakse Ukraina poolt edasi pommitama, et siis kaldub sõda Venemaa pinnale ja kollektiivne lääs siis või kollektiivsed lääne sõjardid koos Ameerika Ühendriikidega annavad siis ilmselt neid raskemaid relvastusi veel Ukraina poole peale, mis suudavad tulistada võib-olla isegi Moskvani. Nii et hirm on kõikidel nahas, aga mida teeb siis mängur, kes juhindab ja juhendab seda mängu, ehk siis Putinoid, temaga on asi selge, tema naudib seda mängu ja mitte mingil juhul ei ole vaja kohe kiiret tuumasõda, nii et meil jääb veel aega tikke varuda, meil jääb aega puid varuda, pursuikasid, igasugused kuivained, toiduained, sest ahvid lubasid niikuinii ka voolu ära võtta, te teate isegi, kes selle voolu ära võtab ja selleks peame nüüd valmistuma ja miks siis Putin seda mängu naudib, miks ta kohe kiiret tuumasõda ei alusta, sest kõik märgid näitavad seda, et gaasijuhe lasti nüüd õhku 2 või 3 kohast isegi. Ühed väidavad, et 3 plahvatust oli, teised väidavad, et 2 plahvatust oli. Võta see kinni, aga juhe on kutupiilu nüüd ja siis kui elekter ka kinni keeratakse, kujutage nüüd ette, missuguse naudinguga Putin vaatab, kuidas Euroopa külmetab, kuidas Euroopas kõigil varbad külmetavad. Külm talv pidi tulema, millegipärast nad kõik teavad, et see külm talv tuleb ja mõelge, missugune nauding on vaadata siis nii-öelda siis meie naaberriigi esimese sõja, Putin on ju ka nagu sõjaväe kõige kõrgem nii-öelda juht, nagu meil vist, ma ei tea, kes meil kõige kõrgem on vist Karis siis mees, kes käis selle Švabionuga kohtumas seal majandusfoorumil vist, aga vahet ei ole, ühesõnaga Putinoid vaatab siis naudinguga, kuidas kogu Euroopa külmub, kuidas kõik kügelevad, kuidas kõik soojendavad küünaldega oma veetorusid, et need ära ei külmaks, kui sinna veel vett sisse jääb, sest elektrikatkestuse puhul kaovad tööst või lähevad tööst välja ka pumbad. Nii et ta tahab näha seda lihtsalt, ta tahab seda talve näha ja ta tahab nautida seda mängu, nii et see on kõik nagu tegelikult ette planeeritud, selline väga pikk protsess ja sõda mitte kunagi ära ei lõppe. Ei lõpeta isegi üks tuumapomm seda ära ei lõpeta, mis iganes. Lääne inimesed, kujutage ette, mida lääne heaolu ühiskond teeb, kui see nüüd peaks niimoodi juhtuma, et isegi kui üks väikene pommikene seal kuskil pandakse plahvatama, mis ma ütlen, et sisuliselt see ju mitte mingisugust sõjalist olukorda ei muuda, et kõik jääb samaks, ainult see panus läheb veel kõrgemaks, see eskaleerub ja võibki minna tegelikult ka üle maailma siis tuumasõjaks. Aga
No kõik on nii ja naa ja me peame sellega arvestama, et kõik see, mida räägitakse, kõik see, mida planeeritakse, mida nagu need suured eksperdid ja analüütikud ja kõik see, mida nad räägivad, see mitte kunagi nii ei lähe, sest sõda ongi ju selline, nagu te näete, et kui see Putini plaan oli siis võtta Ukraina ära 1-2 päevaga, see oli jällegi selline välja käidud nii-öelda visioon, aga tegelikult sõda ju muutub iga tunniga, sõda muutub iga sekundiga, isegi iga päeva, iga situatsiooni olukorraga, sest sõda on reaalsus ja seda mitte keegi ei tea täpselt ette, kuidas nendel sõduritel ja kõikidel lahinguvalmidus on, kuidas neil psühholoogiline ettevalmistus on, kes on siis nii-öelda tugevama karakteriga, kes on jõuliselt tugevam, et see on täielikult ette ennustamatu ja ei ole võimalik praegu ka seda ette ennustada, et kui hakkavad siis lendama esimesed mingisugused tuumaraketid seal, taktikalised või mis iganes, et see on ette ennustamatu, et me võime siin pläägutada ükskõik mida ja rääkida ja mõelda. Ka mina räägin praegu seda, mida ma olen kuulnud siis nii-öelda juhtivatelt analüütikutelt, ekspertidelt, mis minu kanali kaudu tuleb. Olen ka kuulanud meediat, siis just täna hommikul lasin kiirkäiguga kõik selle nii-öelda avatud läänemaailma meedia läbi. No ja seal oligi see hirmufaktor oli väga suur. Oli tunda, et siiski nad valmistuvad ja arvestavad sellega, sest läbiv joon oli see, et Putin ei bluffi, et Putin ei aja umbluud ja ta võib seda teha. Nii et võtame selle endale teadmiseks, ta võib seda teha, kuna ta teeb, ei tea, kas üldse teeb, ei tea, aga me teame nüüd, et ta võib seda teha, sest see on läänemaailma seisukoht. Seda ilmselt otseselt võib-olla välja ei öelda, aga mine tea, sest ega meie sõjardid on hakanud ka nüüd juba rääkima kõikidest nendest asjadest täpsemalt, mida mina olen teile 2 aastat rääkinud. Kordan veel kord siis söögi alla, söögi peale, kes on kuulanud, kes tahab midagi veel tagantjärgi nagu kontrollida, kas ma ikka rääkisin või räägin, mingi YouTube'i, sealt saate kuulata tagantjärgi kõike. Ja see ongi, mis siis praegust toimub tegelikult suure lähtestamise suures pildis nagu teine faas, mis on järgnenud Mehhiko õlleviirusele, mida enam ei saa praktiseerida, sest jama on majas, on jama majas ja kuidas sa mängid neid mänge. Kuigi siin mõned veel sellised kasulikud idioodid püüavad seda kusagil veel propageerida ja kuskil kliinikumides ka kutsutakse süstima ja palutakse kokteilid sisse võtta. Ja huvitav on see, et kas te mäletate, kõik politseinikud, päästjad ja sõjaväed vallandasid kõik need, kes kokteili ei võtnud, aga nüüd on siis mingisugused uued õppused, kogunemised. Minu arust peaks neile 5. ja 6. süst ka kohe ära tegema, enne kui üldse kogunemistele või õppustele lasta, et see oleks päris efektne selline tulem. Ma ei tea, kuidas need onu Schwabi plaanid täpselt ka on, ega siis see ongi nagu selline etteaimamatu maailm, et kõik dokumendid, mis on siis WHO ja nende globalistide ja Inglismaa ja NATO ja kõikidega tehtud, need on ju Eestis salastatud, nii et lihtsalt jälgime märke ja vaatame, et kuidas igal siis nii-öelda sõnumil, igal mingisugusel väljaütlemisel või esinemisel, kuidas meil see kaka esines ka seal selle elektriasjus on mingisugune põhjus või mingisugune asi on tulemas, nii et jälgime neid asju aga sellega ma tõmban otsad kokku tõesti, mul on täna kiire, sellepärast ma vuristasin ka kõik nagu mõttest välja, mis ma tahtsin öelda, selline iseendaga rääkimine. Aitäh teile, kes te kõik lõpuni kuulasite, seekord siis niimoodi tuli see välja. Ärge siis solvuge minu peale, kui ma seda või teist või kolmandat teen, sest et kõik on nagu ka minu poolt siis välja mõeldud mingisugune taktika, strateegia, sest vastasel juhul neid ülekandeid ei oleks, vastasel juhul ma siin ei oleks. Nii et sööge palju vitamiine, olge terved, olge tugevad, ärge palju sopameid ja kuulake ja
mis ma oskan öelda, nautige seda sillerdavat päikest, mis ma teile nüüd näitasin ja kuulame jälle siis, kui õige aeg on. Ja sellega ma siis täna lõpetan. Loodame, et tänane päev ei too veel hullemaid uudised, aga mine tea, kõigeks me valmis olema. Igatahes elu on ilus, elu on tore ja olge positiivsed. Aitäh!